ja meie oleme siin Tartu linnas Pepleri tänav 27 hoone ees, kus asub Rahvakultuuri Keskselts. Ja siin on välja pandud kunstnik Ülle personaalnäitus looduse teemalistest maalidest. Kas me läheme sisse või naudime veel õhku? Õhku jääme. No jääme õhku. Selle maja näituse jaoks mul tekkis mitu mõtet. Kui sa panin paberi peale ka siin. Keskrõõme, töid, laule, tantse ja pillikõla. Peatub pilk varsti tahtmatult üle õla. Kus kuuma suve hetked maalil on andnud teise ilme suure saali. Neid hetki küüdes tunnen, et õhku ei loodud vaid eliidile, kes on eksinud tavaellu visiidile. Lähed siis. Nii, palun, astume edasi. Vaatame, missugune on see Rahvakultuuri Keskselts ja kus asub see saal. No nii, siin me nüüd oleme. Ülle, kelle pilt siin on ja lisapildid on ka siin. Ja see on suur rõõm, et mul oli võimalus siia ilmnasse valja tuua neid maale. Ja veel sulle rõõm, et ma teie kokku sain Ahvenamaal koos teiega käisin ja Riias käisin koos. Ja nüüd ma tunnen nende inimestega, kes võredad käedega rõõmu ka. Ja kui te järjest laulupäeva ära lõpetate ja olete veel ringi siin tagasi tulles pärast puhkusi, siis saab veel pilte õhku ka. Siin nüüd on pilte kohe igast paigast, Võsmägedest, Jalgedest ja kõrbelilledest ka. Ja siin Kaljala kosk on seina peal isa tehtud, Vilju Kallimäed ja Keskvaras on pildid. Ja ma teist ka neid saab pildid kasvavad meist käärdes ja kodudes ja mõnegi on loodus või Kunemaa või Läänerannikut ja Otepää. Nüüd jällast on näite maailma ja täiesti tundsavad kodumaa nimed. Ja pildis ja sõnad on kaudse vahel ka kodus üha ilma maalide. Et kui te tõepoolest aega üle jää, mida kellelgi ei jää, ja te ei vaata neid kaks, siis saab paremate pildid ongi kodudena seal. Nii ja sai üks koodel kaitsu. Et neid tegi rõõm. Ja olgu teil imeilus laulupidu ja väga vahvad olete siin selle ajal, mina nüüd süügas ja kaasama kirjutik olete. Ja kui te kirjutate siia mähkitesse see liigub riigis ka, siis on see mul tore tunne, kõigigi teistel on juba kaasama. Aga praegu näiteks jääb see ära, see saab tagasi võtta ja puhkused läbi. Ja siis vaata, veidi veel. Sulle tähte, et te siin olete. Ja sündmus, mis on maailmas üks ainukene kord. Rohkem ka ei ole. Ja vaat, nüüd mina palun neid võtta koduseks ülesandeks. Kas üksi endaga arutada või oma seltskonnas arutada. Kas mingid arvamusi on, et küsimus kohe? Keegi on juba midagi planeerinud, arvanud, mida arutada edasi. On arvamusi, aga mul on nii hirm, et inimene jääb nende arvamuste kaitsesse. Parem oleks, kui tuleks niisuguseid nendes uudisteks, mida ta näide mõtles, kuidas vannas sellises hääle. Märtsi päike pimestab silmi. Tänaval kõikjal sulatab juba. Elu nüüd väntab uut värvifilmi, kus kõigil on näitlemisluba. Lund ja pakastki võib veel tulla, kui päike oma troonilt ei astu. Lumelilledest ehitab silla uuele kevadele vastu. Oled sa kordki vaadelnud sinilillede silmade sina, kuulatanud maikellukeste hõbedast helinat, paitanud kullerkuppude kuldseid päid, suudelnud pääsusilmade roosasid võski. Oled sa? Tooningate mõrkijaid lõhnu kõikjal tunda õhus. Ümberringi rauge õhtu, tanum õit.
kevad, tabamata ime, rahutus toob hinge, millele ei leia nime, kaotab talvepinge. Kuldkollane varsakabi, varane kevade kuulutaja, jalgupidi vulisevas kraavivees. Helesinised meelespead, ema lemmikliiled, õitsevad kestvalt kodutiigi kaldal, seirates mind nagu ema võtlikud silmad. Õites lõhmused süda suves. Meie aroom, mesilindude raugematu suni. Põhjamaa üürikese suve tipptund. Ojengi imelised õiepallid. Jaanipäeva peenramaaling. Roos, lillede kuninganna. Priiskav värviilu, hurmav lõhnaküllus. Sitke elulõnga kütkestavad õietähed. Pilku püüdev silmarõõm aiateel. Roosa murtud süda, südame murelill. Vanade taluaedade kaunitar, kalmukimpude kindel koostisosa. Karedad kassikäpad kastesel karjamaal. Karjapoiss armastas neid käega katsuda, küüsi neil küll polnud. Valendavad vloksipeenrad sumedas augusti öös. Sügise värav on valla. Hiljes suve niitudel sünnib ime. Puhkeb õide õrnvalge ädalalill. Hüvastijat võis lahkuvale suvele. Nii, mis mõtted on, palun oma mõtteid avaldada selle kunstnik Ülle tööde suhtes, mis siin välja on pandud? Väga vana. Igivana, jah? Meil on tööalased suhted, meil on kunstialased, meil on reisialased
ja ma pean ütlema, et mulle ta töötab. aga meil on ehitajaalased juuksed ka, kui me reisil käisime Ahvenamaal, siis täpselt sama riist, et meil korra mõlemile. No täpselt. Meil on üks maitse. Meil on vihjesid. Ja väga vahva on töökaasel jälle näha iga kord, kus ma kuskil olen, siis on veel Aga jälle koos. Mis sa ütled nende tööde kohta? Väga ilusi tehtud tööd. Ja minu lemmik palju, aga lemmikutes lemmikum on kullerpuhkute Kose ääres. Ja. See on minu lemmik Liljas juba sellepärast. Ahah, selge, näete, kunstnikul on ka hea meel. no, palju õnne teile. Nii. Lillede keskel loodust, tehes koos isaga reise ja mõttematku läbi elu. Nautis õitsvaid aedu ja närbunud kulu, olen õppinud nägema, soovima, maalideks vormimist proovima. Nii looduse lummavat ilu kui inetuse põneva omapära võlu. Mu piltide modellideks olnud on erinevaid kaldaid ühendavad sillad ja pehmemast pehmemad karukellad, uhke kirik ja raekoda, haledalt uppi vajunud sepikoda, samaldunud kivimüüride veeres siblivad kanad, vulisevad jõed, jäätunud järvede ääres paadid vanad, lõunamaa kõrged mäed hõreda õhuga, riival kõrbelilled, kodumaa sood laugaste ohuga. Need hetked, mis maalideks püüdud mitmelt poolt, kannavad maaedel enda eest hoolt. On nähtavalt olnud näitustel suurlinna kodudes, väljamaal teist poolt piire kadudes, paljudes Eestimaa paikades, pealna kussisalongides, metsataru vaikuses. Elujõu ja hingesoojuse annab tütar, mu oma liha ja veri, kel kunstivaist ja kunstniku käsi poetab kullateri, jätkab koos minuga ja pärast mind, luues oma nägemust, millel on elamist vääriv ind. Looming, mis loodud, saab elu läbi vaataja silmade, kes kohale jõudnud ka läbi tuuliste ilmade. Meil on õnn ja rõõm geneetilist koodi kanda, koos kunstniku õpetustega tulemusi põlvest põlve edasi anda. Oleme tema looming ja töö, mis andnud meil viisa vabadusse nii päeval ka ööl kõnnida põnevaid kunstimaastiku radu. Kus on meil võimalusi sadu ja sadu. Ülle ja Diana.